Tere ka minu poolt. Minu nimi on siis Katariina Osipova ja ma olen logistika ja majanduse õppetooli hoidja siin koolis. Ja tutvustaksin siis teile lähemalt seda ekspedeerimist või logistikaalase koolituse programmi. Selle koolituse eesmärgiks on siis valmistada inimesi ette oskuslikuks tegutsemiseks ja edukaks toimetulekuks rahvusvahelises ekspedeerimis- ja ka logistika valdkonnas. Ja väljundiks siis antakse FIATA diplomi või siis tunnistuse, aga sellest ma lähemalt räägin veidi hiljem. Väljunditeks on ka samuti see, et need, kes selle koolituse läbivad, nad on võimelised ekspedeerimis- või siis logistikaettevõtetes iseseisvalt töötama minimaalse juhendamisega. Samuti nad valdavad ka logistikasse kuuluvate eri valdkondade tervikkäsitlust. Samuti saavad aru ettevõtte tähtsusest tarneahela juhtimisel ning oskavad ka tarneahela haldamiseks vajalikke meetodeid ja mudeleid kasutada. Saavad aru logistilistest funktsioonidest ettevõtetes, tunnevad eri veoste omadusi, eri veoviiside tehnoloogiad, oskavad neid terviklikus protsessis analüüsida, tunnevad ohtlike vedude käitlemise reegleid ja oskavad neid rakendada ja omavad ka põhiteadmisi tolli korraldamisest. Muidugi neid väljundeid on hästi palju, sest kogu see koolitus koosneb erinevatest moodulitest ja iga moodulil on olemas omad väljundid, mis on nagu veidi põhjalikumad. Aga siin on kõige täpsemalt toodud, kõige tähtsamad. Nagu ma juba ütlesin, siis see koolitus koosneb 13 erinevatest moodulitest ja siis lõpeb ta lõputööga. Kogu maht, nagu oli öeldud, on 400 tundi, kust siis 300 tundi on kontaktõpped ja 100 tundi on siis iseseisvad tööd. Ja sinna iseseisvate tööde hulga võiks kuuluda sellised tegevused nagu kodutööde tegemine, ülesannete lahendamine, probleemide lahendamine, siis samuti ka ettevõtete külastused, nii et see päris põhjalik kursus. Sinna kontaktõppesse alla lähevad auditoorsed loengud koos praktiliste ülesannetega ja ka seal samuti toimuvad individuaalsed ja iseseisvad tööd. Ning kindlasti lähtudes sellest, et meie sihtrühmaks on siis töötud ja ka täiskasvanud inimesed, siis me arvestame ka seda selles mõttes, et siis kui me valime õiged metoodikat, et kuidas neid õpetada, nii et kasutame ka hästi palju igasuguseid aktiivõppemeetodeid. Kindlasti on väga oluline roll siin ka ettevõtete külastusel, sest kindel on see, et kui õpeta lihtsalt nagu praktikat, siis mõnikord ei teki seda sidusust, et kuidas reaalelus kogu see või õpetada teooriat, siis reaalelus võib juhtuda ka see, et nad ei seota, et kuidas nagu see toimub. Nii et väga hea, kui on olemas nagu teooria osa ja ka praktilised külastused, kus nad võivad ka näha, et mis toimub ja kuidas logistilised ettevõtted või ekspedeerimisettevõtted töötavad. Ja kindlasti heaks asjaoluks on see, et nad peavad läbima ka praktikad ja praktikal nad peavad olema 1 kuu. Nii et see on siis selline üldinfo. Nüüd ma tutvustan teile ka sellise koolituse struktuuri, et nagu ma eelnevalt ütlesin, et see koosneb eri moodulitest ja ma räägin lähemalt siis igast moodulist ja väga lühidalt. Et üheks mooduliks on siis tollindus ja seal tutvustatakse siis tolli rolli, siis Euroopa Liidu seadusandlust ja ka regulatsiooni ja tavaliselt selle mooduli eripäraks oli see, et seal koolitajaks on mitte ainult nagu praktikat ja sellise akadeemilise taustaga õppejõud, aga ka EMTA ametnikud, kes nagu kõige paremini seda valdkonda teavad. Üheks teiseks mooduliks on siis kindlustus, kus siis räägitakse täpsemalt riskide maandamise võimalustest rahvusvahelises kaubanduses ja ka logistilistest ahelates. Kindlasti väga tähtis roll on ka logistikamoodulil, kus on siis antakse põhiteadmisi logistika olemusest ja ka selle tähtsusest ja ka
rahvusvahelise logistika põhimõtetest. Nagu selle mooduli nimetus, et see on ekspedeerimis- ja logistika alase koolitus, siis tähtis on ka ekspedeerimise aluste moodul, kus siis käsitletakse veoste saatjate ja saajate kommertslepingutest tulenevaid ootusi ekspedeerimisele ja ka ekspedeerimise erinevaid aspekte sellest tulenevalt. Veel üheks mooduliks on siis maanteetransport, ehk siis ja üldiselt võttes, et meil on selles programmis on toodud kõik transpordiliigid ja kõik transpordiliigid on siis erinevalt käsitletud erinevatest moodulitest. Ehk siis üheks mooduliks on see maanteetransport ja selle maanteetranspordi korraldamisest seal käib juttu ka eriveoviiside ja tehnoloogiate rakendamisest ja ka seadusandliku tausta tutvustatakse samuti. Meretranspordi puhul siis, kuidas meretranspordi korraldamine käib, siis riskidest ja ka erinevatest veotest tulenevatest eripäradest. Kindlasti on, kui jätkata seda transpordimoodelit, siis on see lennutransport, ehk siis lennutranspordi aluspõhimõtteid ja lennuagendide tegevuse FIATA regulatsioonid ja pärast siis järgmisel slaidil ma räägin ka raudteetranspordist. Kindlasti väga tähtis roll logistikaalases hariduses on laovarude juhtimisel ja sellele on meil samuti pühendatud terve moodul, kus siis antakse põhiteadmisi laovarude juhtimisest, optimeerimisest ja ka ajalisest planeerimisest. Ning veel üheks tähtsaks punktiks on inter- ja multimodaalne transport, kus siis käsitletakse intermodaalseid tehnoloogiaid, põhiliselt siis Euroopa majandusruumis ja ka multimodaalse transpordi globaalselt. Kuna logistika on selline valdkond, kus infovoogude juhtimine omab väga tähtsat rolli, siis sellele samuti on pühendatud terve moodul, kus siis täpsemalt sellest ka räägitakse, et sellest tähtsusest ja rollist logistikast. Nagu ma eelnevalt juba rääkisin sellest raudteetranspordist, et seal tutvustatakse või räägitakse raudteetranspordi korraldamisest, SMGS ja Cotifi konventsiooni piirkondadest, veoste eripärast tulenevad ka regulatsioonidest. Väga tähtis roll on ka ohtlike ainete veol, seal käsitletakse siis ohtlike ainete vedusid erinevate veoliikidega. Ning üks viimane moodul, mis on viimasel ajal tulnud, on ka ohutus ja turvalisus ja seal siis tutvustatakse või räägitakse veo- ja liiklusohutuses, suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste vedude ohutusnõudest, piirangutest ja veorežiimidest. Ja kokkuvõtteks võib öelda seda, et kõik need õppejõud või koolitajad, kes seda koolituse läbi viivad, et kas nendel endal on olemas see FIATA diplom või siis neil on olemas väga tugev praktiline baas või siis neil on olemas FIATA poolt tunnistused, et nad võivad seda FIATA koolitust läbi viia, et kõik need koolitajad on hästi väga hea bagaažiga inimesed ning mis on väga tähtis ka see, et selleks, et seda FIATA diplomit saada, need töötud peavad omama, nagu ka Maarja rääkis, et neil peab olema keskharidus, neil peab olema mingisugused logistika või ekspedeerimisvaldkonna hariduse tase või siis nad peavad olema vähemalt 2 aastat, ehk siis rohkem kui 2 aastat töötanud selles valdkonnas. Ja ütleme, mis see FIATA diplom, mis on siis rahvusvahelise ekspedeerimise assotsiatsiooni poolt tunnustatud selline pädevusdiplom, mis ta annab, siis ta tõstab läbinute konkurentsivõimet tööjõuturul ja samuti ta tõstab ekspedeerimisettevõtete spetsialistide pädevust ning võimaldab ka selle kaudu ettevõtetel saavutada rahvusvaheliselt usaldusväärsust ja paremini toime tulla ka sellises karmis konkurentsis. Nendel, kellel, ja muidugi mis veel siia lisada, et selle koolituse läbinutel neil peavad olema kõikide nende moodulite
ütleme, et iga moodul lõpeb sellise arvestusega või eksamiga ja see arvestus peab olema tehtud vähemalt 60%-le. Ehk siis, kui see nõue ei ole täidetud, kui seda 2-aastast töökogemust ei ole, kui ei ole tehtud lõputöö selles valdkonnas, siis seda FIATA diplomit ei ole võimalik saada. Nii et siis nad saavad lihtsalt sellise koolituse tunnistuse. Ja minu poolt on siis kõik.